tere taas kõigile, kes on vaevaks võtnud õhupalliloomade Facebooki lehte kaema. Selles videos õpetan ma tegema sellist roosi. See on nüüd kinnine roos ja põhimõtteliselt saab seda teha 2 erineva värviga õhupallist. Ja väga ilus näiteks jällegi kellelegi sünnipäevale minnes üle anda. Et mitte siis tavaline lilleõis, vaid selline päris eriline õhupallilill ja vaasi pole näiteks vett vaja panna. Aga nüüd vaatame, kuidas roosi tegemine käib. Kinnise roosi tegemiseks on vaja taas 2 õhupalli ja peale õhupallipumba oleks hädasti meil vaja ka tegelikult, uskuge või mitte, kääre. Sellepärast, et õhupallist kinnine roos on selline figuur, kus tuleb osa palli ära lõigata, aga seda vaatame kohe. Nüüd roosi nupuks ma valisin punase palli, varreks rohelise ja kõigepealt taas tuleb venitada neid palle natukene. Ja võiks alustada näiteks roosi varrestena. Ja varrs siis täis pumbata taas selliselt, et 10 cm, 10-12 cm otsast natukene jätta siis pumpamata. Õhku välja natuke. Teen peale. Ja nüüd selle roosi varrs on põhimõtteliselt sama, mis on printsesside või haldjate võlukepi varrs, nii et kui see on juba selge, siis tuleb see päris hõlpsasti. Kõigepealt keerame alla sellise lillelehekujulise osa. Kinnitame sõlme koos selle paksu palliga ja võtan sõlme seest läbi, tõmban siiapoole välja, et lukustada see aas. Sellised taolise aase tuleb veel teha 4. Selleks võib natukene palli pigistada pehmemaks. Teha taas üks aas. Ühendada siis järgi see koht selle sõlmega. Keerata. Sama liigutust veel. Keeran. Ja keeran veel kord. Ja ühe korra veel. Keeran alla. Ja kõik siia puntrasse kokku. Nüüd need lehed, roosilehed, võib siis sättida kenasti paika. Ja siia otsa siis tulebki meil roos, selle võib praegu kõrvale panna jällegi. Nii, ja see punane pall nüüd. Sellest tuleb roosi õis, aga seda ei pea nagu täis pumpama. Piisab, ütleme, 5 korrast pumbata. Natukene õhku välja. Sõlm peale. Nüüd kõigepealt tuleb teha üks väikene pall ja ühendada see sõlmeosa selle sõlmega. Ja seda selliselt, et lihtsalt keerad siia kokku ja väga hea oleks, kui sa saaksid selle sõlme läbi suruda siit sellest väikesest aasast, mis siia tekib ja see läbi tõmmata. Siis ta lukustub ja ta ei pääse lahti. Nüüd sellised väikseid palle peaks siin otsas olema 3. See on siis number 2. Siit sellest sõlmest, siia sõlmeni on vaja jällegi kokku panna. See nõuab võib-olla natuke julgust. Ja veel üks väikene pall, see sõlm, selle sisemisega kokku keerata. Niimoodi, pool roosi valmis. Nüüd see alumine osa moodustub põhimõtteliselt 3 sellisest 10-12 cm pikkusest vorstist. Üks on olemas. Võtame teise. See sõlm tuleb keerata kokku siit vahelt. Ja siia teha veel üks vorst. Ja see tuleb läbi võtta nendest 2 pallist. Ja käib see selliselt. Läks selle siia alla ja siis proovite suruda siis läbi, et ta tuligi siia poole. Ja nüüd see osa siit tuleb ära lõigata, sest seda ei ole vaja.
ja selleks, et pall lõikamise ajal ei läheks täiesti katki, võib siia keerata sellise sõlme, siis siin tekib selline osa, mida lõigates pauku ei käi. Ja miks just sellise pikkusega, sest et siin on vaja seda tühja õhupalliruumi, et saada keerata seda selle varre ümber. Nii. Nüüd seda pole vaja praegu. Ja kui nüüd te arvate, et see õhupall tühjaks jookseb, siis üldjuhul seda ei juhtu. Aga igaks juhuks võib siia teha ühe sõlme, et kindel olla. Ja nüüd võtta siit see osa, asetada siia keskele ja hakata lihtsalt ümber nende lehtede keerama nii kaua, kuni see õhupall on otsas. Ja kena kaunis roosiõis on valmis kellelegi kinkimiseks või kodus vaasi panemiseks.